Tere kõigile investeerimishuvilistele minu poolt. Kätte on jõudnud siis detsember 2024 aasta kokkuvõtte tegemise aeg, kuidas läks erinevate Lavori Prime'i toodetel detsembris 2024 ja saab ka teha siis lühikokkuvõtte tegelikult kogu aastast. Kindlasti pane sellele videole like ja kui sa ei ole seda teinud, siis pane subscribe, sellepärast et siis sul on hea ülevaade alati olemas, kui tuleb välja uus video. Ühesõnaga oled alati kursis olulise infoga. Mis siin ikka, hakkame pihta. Kraitos tegi siis minu kontol kuskil 0,83%, mis siis aasta tulemuseks andis kuskil 35% kasumit. Oleks võinud olla natuke rohkem, aga samas ei ole ka millegi üle nuriseda, sellepärast et igasugused muud asjad on teinud vähem. Kraitos X, siis see konto, mida ma olen siin näitanud, võttis detsembris kahjumit, peamiselt siis ikka kulla liikumistele ja siis selle konto jaoks lõppes aasta miinuses kuskil 38%. Flash võttis 0,79% kasumit detsembris, mis on üsna vähe tegelikult ja siis aasta tulemuseks tuli kuskil 22,5%. Gearbox, see testikonto, mida ma olen näitanud, mis on jooksnud üsna agressiivselt, võttis 58,15% kahjumit detsembris, mis on üsna korralik number. Aasta lõppes siis miinuses 56,4%. Et see on selline hea õpetlik lugu sellest, kuidas Gearboxi mitte kasutada liiga agressiivses seades. Mis seal siis juhtus oli see, et Ust-Käed tegi selliseid väga üllatavaid liikumisi, kus ta siis väga pikalt pani ühes suunas minema ja sõi kõik tehingud lihtsalt välja. Ma tean, osadel on veel tehingud sees, tõenäoliselt nemad saavad suure osa kahjumist tagasi, kui neil oli mingisugune kahjum seal ees. Ehk siis paistab, kuidas selle aasta algus minema hakkab. Järgmiseks social trading. Social trading on siis tegelikult 2024 aasta siis ütleme hero või siis nii-öelda võitja minu jaoks, sellepärast et nagu näha, FingoPro 1 tegi kuskil 0,7% kasvu detsembris, aga aasta tulemus peaaegu 61% ja seda siis täiesti käedvabalt. Ja FingoPro 5 detsembris, ma tean, oli suuremas ajast välja lülitatud, sellepärast et detsembri turg on selline väga imelikult liikuv ja vahel ei ole üldse liikuv, ehk siis selleks, et kaitsta klientide kapitali, lihtsalt oli tükk aega pausil. Aasta tulemuseks tuli 57,71% kasvu. Siin juhul kindlasti märgin ära ka selle, et need, kes alustasid juulis näiteks, siis nendel tõenäoliselt ei ole sellised numbrid, sellepärast et juulis võeti ka kahjumit. Nendel peaks siis aasta lõpuks olema olnud kuskil nullist tagasi. Ehk siis oleme kannatlikud, toimetame edasi ja isiklikult, kes ei ole veel social tradingut käima pannud, siis kindlasti tasub selle peale mõelda. Võib-olla mitte isegi mõelda, vaid lihtsalt see asi ära teha, sellepärast et näha on, et social trading on teinud väga head tulemust ja ma olen täitsa kindel, et ka aasta 2025 saab olema social tradingule hea. Edasi räägime siis Crypto Advantage'ist. Crypto Advantage'is ma tean, on veel mõned eestlastest kliendid olemas. Crypto Advantage'il mingisugust kuutasu ei ole ja 2024 siis lõppes tegelikult kasumlikult. Selles mõttes, et seal oli päris korralik drawdown ees, seda drawdowni vähendati kasumi arvelt ja praegu ma tean, on seal siis nii-öelda 100% hedge sisse pandud, ehk siis vahet ei ole, mis suunas turg liigub. Seis kontol ei muutu ja miks see tehti, on siis just sellepärast, et Crypto Advantage'i siis nii-öelda kauplev selle fondi haldur pidi siis isiklikele põhjustel kauplemise hetkel pooleli jätma, ta tuleb millalgi tagasi, täpselt ma ei tea millal ja kui ta tagasi tuleb, eks ta siis toimetab edasi. John Wick signaalid tegid detsembris 1580 pippi kasumit ja mis siis aasta tulemuseks kokku andis 16,580 pippi, et hakka või uuesti vaatama John Wick signaalide kasutamisele peale. Loodan, et sa said sellest videost inspiratsiooni oma investeerimisteekonda jätkata ja minu poolt siis tänaseks kõik. Järgmises videos juba näeme.